Tere päevast minu poolt, mina olen Teet Kukk, elamu ehitusosakonna ehitustegevuse valdkonna juht ja minu siis lauale on ka tulnud selline huvitav teema nagu CCI klassifikaator, selle üleminek ja Eestis olevate kasutusotstarbete loetelu siis kohandamine või vastavusse viimine CCI tuumikuga. Jaan tegi siin väga hea ülevaate ja sissejuhatuse, et minu teemale, et siis siit saab sujuvalt edasi minna. Kuna ma olen hariduselt jurist, töötanud juristiga, siis minu vaade on paraku või võib-olla just põnev on teist vaadet ka näha, et on selline õiguslik vaade ja süsteemi juurutamisega seonduvad alati teatud sellised väljakutsed. Mida tugevam ja hästi toimivam süsteem on, seda keerulisem seda siis asendada või välja vahetada. Näiteks ütleme, et kui Saksa kinnistusraamatusüsteemi suured klaaded kuskil toimikud arhiivides, et seda digitaliseerida, see on kindlasti märksa suurem väljakutse olnud kui Eestis oma uue süsteemi loomine. Aga vaataks siis, mis küsimused siis seonduvad. Kõigepealt ma tahaks ka võib-olla korra öelda seda, et ehitusseadustik on kehtinud nüüd 5 aastat. Me oleme algatanud ehitusõiguse revisjoni ja siis üks selline põhisammas, millele see revisjon tugineb, on ehitusvaldkonna digitaliseerimine. Ja digitaliseerimisega siis seonduvad andmed, andmebaasid ja mõistagi klassifikaatorid. Siin ma tõin välja sellise substrakti või ülevaate, et mida siis nii-öelda ehitusseadustik ehitise kasutusotstarbete kohta räägib, et siin on sellised üldised põhimõtted, et ütleme, et kasutamine peab vastama nõuetele, ehitis peab kasutama vastavalt selle kavandatud kasutusotstarvele, siis juhul, kui soovitakse muuta kasutusotstarvet, siis teatud juhtudel väiksemad muudatused on võimalik teha teatisega, suuremate muudatuste, olulisemate kasutusotstarve muudatustega tuleb teha siis uus planeering, võtta ehitusluba ümberehitamise korral. Ja ütleme, see on selline nii-öelda põhimõtteline alus, millest lähtuda tuleks. Suure töö ja analüüsi on teinud ära siis advokaadibüroos Soranen, kes võitis hanke, ehitusõiguse revisjoni hanke ja seal on käsitletud terve esimeses osas ehitise digitaliseerimise probleeme. Need materjalid kõik on kättesaadavad e-ehituse teema veebis, soovitan lugeda tutvuda ja selle esimese töö põhjal tekkinud probleemid, mis olid siis esitiste kasutusotstarbete loetelu, CCI, siis ehitusseadusliku lisa 1, lisa 2, kus siis lisades on siis kirjas, et millisel juhul on vaja ehitamiseks teatist, ehitusluba, millel on vaba ehitus, siis selle põhjal tegi siis nii-öelda jätkutöö, kus osales ka siis ehitusklassifitseerimise poole pealt Ergo Pikas, siis õigusliku poole pealt Sandra Mikli ja see töö on ka nüüd ehituse teemaveebis loetav. Nüüd lühidalt kaolist, see on kasutusotstarbete loetelu, mis on siis praegu ehitiste klassifitseerimise aluseks ja see on siis kehtestatud MKM-i määrusega ja põhimõtteliselt kõik ehitised peavad saama külge klassifikaatori. Kõik on nõus, et see klassifikaator on pisut nii-öelda aegunud, ta on siis jaguneb 5 tasemeks ja seal on siis 9 nii-öelda koodi, et mis näitab, et klassifikaator hästi ei toimi, ongi see, et kui andmebaasidesse tekivad sellised nii-öelda muud rajatised, et ehk siis ei osata selle klassifikaatori järgi klassifitseerida.
ja samamoodi on olnud ka mulle mitmed kõned, kus on siis küsitud nõu, et näiteks hanke läbiviimisel, et kuidas siis teatud sellist kavandatavat hanget klassifitseerida. Et see on keeruline teema. Selleks, et nüüd CCI kasutusele võtta, tuleb siis nii-öelda olemasolevat süsteemilt üle minna ja lihtne oleks üle minna, kui need süsteemid on nii-öelda üks-ühele võrreldavad, et tehaksegi siis tõlketabel või vastavustabel ja andmebaas siis automaatselt viib siis ühelt süsteemilt teisele. Paraku või õnneks või ütleme, kahjuks see nii lihtne ei ole, et siin me oleme näinud seda, et tuleb teha üks selline vaheaste, kus sisuliselt me siis kohandame olemasolevad kasutusotstarved loetelud, ehk siis olemasolevad klassifikaatorid CCI-ga vastavusse ja mingil hetkel siis eksisteerib selline duaalne süsteem, et usutavasti tuleb ka siis EHR-i selline arendus, kus siis mingil hetkel on siis igal praegusel koodil ka siis vastav kood CCI põhiselt ja sama selline lähenemine tuleb ka ilmselt siis erinevates näiteks andmebaaside, näiteks võrgurajatiste andmebaasides. Üks märksõna on see, et kuna see CCI klassifikaator on rahvusvaheline, siis meie siseriiklik õigus peab pigem arvestama selle rahvusvahelise klassifikaatoriga ja kohanduma sellega, et vajadusel me peame seda siseriiklikku õigust muutma ja vastavaks viima. Ja see on siis tuleneb sellest, et kuna selles klassifikaatori loomisel osalevad mitmed osalisriigid, siis võtame näiteks Poola, et kui Poolas on, võib-olla hästi oluline on pruunsühe kaevandamine, selle töötlemine, et Eestis see ei ole teema, aga samas peab olema see klassifikaator nii-öelda kohandatav kõikidele süsteemidele. Ja siin ongi iseenesest on väga hea lahendus, mis on välja pakutud, et on tuumik ja riik saab siis tekitada oma alamklassifikaatori sinna juurde. Nii. Võib-olla Jaan rääkis ka korra siin sellest mitmetasandilisest, et eesmärk on siis ehitusvaldkonda digitaliseerida ja tähendab see, et siis need klassifikaatorid peavad toetama seda masinloetavust, et erinevad andmebaasid omavahel oleksid kooskõlas ja toimiksid. Ja üks eluline näide on ka, et kui ikkagi klassifikaator ei toimi, siis hakataksegi ehitama kõrvale omasi nii-öelda teisi süsteeme, teisi klassifikaatorid, mis jällegi ei pruugi minna kokku olemasolevate ja siis tunnustatud klassifikaatoritega. Ja võib-olla siin lõpetuseks ma nagu ütlen üldise sellise mõtte, et väga head ja positiivsed algatused on see, et kus algatus tuleb alt üles, ehk siis sektor pakub välja sellised erinevad lähenemised, algatused ja siis riik toetab ja käib kaasas nendega. Et mitte ei ole niimoodi, et riik pakub välja mingi regulatsiooni ja nüüd te peate selle kasutusele võtma. Ja see CCI klassifikaatori põhine lähenemine on minu hinnangal just täpselt see alt üles lähenemine, kus siis sektor peab selle lähenemise ja need klassifikaatorid omaks võtma ja riik siis oma regulatsiooniga toetab seda. Ma arvan, ja siin viimane tabel, mis ma lihtsalt tahtsin korra näidata seda probleemi või neid väljakutseid, ongi siin, kus olemasolevas kaulis on näiteks 4. tasemel on teater, kino, kontserdi ja siis ütleme, need hooned on ühe klassifikaatori all, CCI-l on teater, kontserdimaja, kino, näitushoone on eraldi klassifikaator, et siis sisuliselt, kui hetkel on kõik ühe koodiga registris, siis sisuliselt tuleb nii-öelda käsitsi kõik siis vastavalt eraldi klassifitseerida.
Omaette teema on see jällegi, et tänapäeval ju vähemalt kinod on kõik multifunktsionaalsetes keskustes ja see on jällegi selline uus põnev väljakutse, mida siis hetkel on meil vaja lahendada. Aga praegu minu poolt oleks kõik. Jaan, kas on küsimusi ka tekkinud, millele siin saab vastata? Aitäh, Teet, väga kiire ja efektiivse ülevaate eest. Küsimusi on küll. Eks see teema on ka keeruline, aga näiteks küsimus on üsna lihtne. Kas kaol kaob ära ja asemele tuleb CCI? Kui jah, siis millal? Tõenäoliselt kaol täielikult ära ei kao, aga selle tasemel tuleb midagi muud ja see nii-öelda klassifikaator peab olema siis CCI-l põhinev ja selle mõte või taust on see, et riiklikud andmebaasid ikkagi koguvad andmeid ja nii-öelda vastavalt siis teatud õigusaktis sätestatud põhimõtetel ja samamoodi on ikkagi riik peaks ütlema, millised klassifikaatorid näiteks ehitiste kasutusotstarvetel on kasutusel ja selles mõttes see on suhteliselt suure üldistusega ja nüüd ongi siin eri nii-öelda ametkondadega läbirääkimise ja kokkuleppe küsimus, et mis üldistusega ja mis astmesse see nii-öelda uus kaol tuleb. Siin on ka üks teine küsimus, mis on selle CCI EE omandiga seotud, et kui selle omanikuks on ehituskeskus, ET Infokeskus siis, kas siis ei teki varsti olukord, et see muutub tasuliseks? Et kui tohib, ma vastaks ise sellele. Et see on väga hea küsimus ja ma arvan, et kunagi ei tea, mis tulevik võib muidugi tuua, aga me oleme püüdnud teha kõik selleks, et sellist asja ei juhtuks. Esiteks, rahvusvaheline tuumik on ja jääb tasuta kättesaadavaks ja see, mis on nüüd CCI EE-s juurde sinna arendatud, juurde pandud, siis on ikkagi me kõik nii töörühmas, MKM-is oleme järginud seda põhimõtet, et see peab olema tasuta kättesaadav ja kasutatav. Teine teema on loomulikult koolitused, täiendavad juhendmaterjalid, eksperdid, kes on selle valdkonna asjatundjad, et nemad peavad ju ka kuidagi saama tasustatud oma aja eest, mis nad sinna panustavad. Ja ma arvan, et see on ka mõistlik kompromiss ja lahendus, et see süsteem ise on küll tasuta, aga selle nii-öelda koolitused ja kõik täiendavad võib-olla teenused, mis selle peale tekivad, see on nüüd täpselt sektori enda teha ja seal tuleb leida see tasakaal. Kindlasti me nägime tegelikult Rootsi näitel, et ka Rootsis, kus on tegelikult ehitusettevõtted palju rikkamad, see tasuline litsentside versioon, see ei tööta. See ei ole neil käima läinud ja kui see juba seal ei tööta, siis ma arvan, et siin teisel pool meie väikest lompi Läänemerd, see kohe kindlasti ei tööta. Nii et me teeme kõik endast võimalik, et see oleks ikkagi tasuta, kättesaadav ja kõigile. Sest me tahame, et seda ikkagi kasutatakse ja riiklikes süsteemides me hakkame ka seda kasutama, mis tähendab, et me peame ikkagi ka riigi tasemel juba tagama, et see ei oleks mingi kinnine asi, sest kuidas me muidu maksumaksja raha eest teha saame. Nii, aga rohkem ma hetkel teed siin klassifitseerimissüsteemi kohta otseselt küsimusi ei näe. Siin on küll viide ETIMi tooteandmete klassifitseerimisele. Ma olen sellega kursis, ka töögrupist on see teema läbi käinud. Ja siin on üks küsimus, et kas tähestikul põhinev klassifikaator ei hakka piirama? Tegelikult seal on omad lahendused, kuidas sellest üle saada. Seal saab mitu tähte kasutada ja üldiselt seal on päris palju veel vaba ruumi. Et siiani me ei ole näinud, et see võiks piiruvaks faktoriks osutuda. Aga nii. Aga ma tänan veel kord Teet, sind